Ma mäletan oma paarikümne aasta tagusest käigust Saksa Demokraatliku Vabariiki, kus siis oli keset linna selline Gewandhaus ja õhtusel ajal siis sellistes kuldsetes tuledes ta kogu aeg põles, et kui astusid saali, siis seal oli üks, kes mängis suurel valgel klaveril. Et kui praegu meil on need probleemid selle hängimisega ja siin kuskil kaubamajades ja treppide peal, et võimalik, et see oleks päris tore, kui nad satuksid sellistesse ruumidesse, kus seintel oleksid siis ka mingid maalid võib-olla ja need võiksid ju vahelduda, nad ei peaks ju kogu aeg need samad olema ja muusika mängiks ja... Tartu on jõelinn ja Luhale tuleks teha selline suvine koht. Ütleme, et oleks lahtine, tuleks suvine kuskil Luha peal, nii et sinna autoga ei saagi ligi, tuleb jalgrattaga minna. Ja seal on niisugune koht, kus on lava ja mingi natukene maastikuarhitektuurset värki. Ja siis seal toimuksid, kontserdid toimuksid näiteks, ja siis oleks mingi kohvik ja saad õhtul vaikselt õlut istuda ja Luha peal on veel lauad, kui tahad, siis võtad oma laua, lähed natuke eemale ja lähed lihtsalt tood uue klaasi veini. Ja siis Elleri kooli õpilased võiksid kasvõi esineda, et see oleks mõnus meeleolu, niisugune teistmoodi ja Luha peal ja mis mõttes meil on ainult Atlantis, mis on jõe ääres, see ei ole aus. Mina ehitaksin vesitrammi, mis läheks Vabaduse silla juurest ja sõidaks välja Supilinna tagumise ranna juurde ja siis tagasi. Võib-olla ta võiks minna niimoodi isegi nagu siksakitades niimoodi, et ta oleks ühel kaldal, teisel. Ma teeks sellise hea tuju dirižaabli, mis ütleme kord kuus, võib-olla kord nädalas, nii palju kui eelarve kannatab, tõuseks õhku. Seal on üks rõõmus tüüp, nad võib-olla koos tõusevad õhku, einestavad seal, räägivad elust ja inimesel läheb tuju heaks, siis tõb nad maha. Mööda dirižaabel tõuseb õhku võib-olla kuskil Toomemäel ja maandub kuskil Supilinnas või vastupidi, aga see kõik on nagu vastavalt vajadusele. Tartu linnas võiks keegi teha sellise projekti nagu Keena ja Potsataja sõprade maja projekt, et kõik üksikud inimesed Tartu linnas saaksid koos endale ehitada sõprade maja. Ma teeks nii suure mänguväljakad. 2 päeva võiks mängida, igav ei hakkaks. Ma teeksin Tartu linnas hästi palju vanasid majasid korda. Ma arvan kõige rohkem selle sama ja siis veel neid elumajasid ka, mis on. Siis on Tartu linn palju ilusam.